Tere rahvas, täna ma teen siis jälle ühe uue video, natukest on siin puul tuul ja külm on vähe, aga noh, elab üle. Aga alustame video siis siit püssist maha jäetud raudtee kohast, et seal on kang isegi veel alles. Aga sealt raudtee ja see läheb reposse. Nii et kohad on teada, kuhu raudtee läheb. Aga hakkame sõitma, ma panen korralikku ootaks. Ära proovi, sul ei ole nii turvaline. Ah, sovi? Ma ise tead, kui oma telefoni silma. Ära sõidista. Nii inimesed. Okei, hakkan uue videoga. Miks? Miks? Sest mul lülis kinni. Ma loodan, kui mu telefon maha kukub, ei, mul on tugev ekraan. See on varem, kui maha sadanud, mul pol siia. Hakkab murru sisse ära, see teatud. Aga jätkame sõitu. Natuke ettevaatlikult siin, sest ma ei taha oma telefoni lompi kukutada. Rahulikult see. Ja ma ei taha väga kiiresti lisada, ja ma kardan mu kogu telefon lompi. Joo, kuidas hoiab see eemale? Ma tegin natuke kaasa. Ma võtaks ära sealt tegelikult. See ma kardan, et ta kukub maha sealt. Ma panen kõik maha kogu aeg käest. Kas te nii näete? Siis nii ma saan ühe käega sõita, ühe käega kinni. Väriseb ja mul endal ka siis konarlik. Okei, kohe inimest pöörame laterna juurde. Kui mul leiaks see tee on üles. Siin on suht metsaraia käinud. Nii et selles suhtes. Ja tuul on jälle nii suht tugev, et ma ei haksa väga kiiresti sõita siin. Teile tundub võib-olla, ma sõidan siin nii jube aeglaselt. Tegelikult mul on tuul ka siin päris tugev vastu. Ja raske on sõita. Aga nüüd hakkab see Alari kõige oodatud konenke. Oi pekki, oi pekki, oi pekki. Mul on vastiks see telefoni hoida. Tegelikult praegu ma võin ta siia panna. Nii ma loodan, et maha ei kuku. Okei. Et nii on. Ei olnud hea mõte. Proovin nii sõita. No raske, aga on tegelikult vahetan käiku. Sorry, ma maadli filmin, aga oodake korra. Okei, tasapisi on siit edasi. Siit tavaliselt sõidavad ATV-d. Ja siin on muidugi suht maavärid siin. Sellepärast ma ei tahagi väga filmida rattasõita. Sest ma pole telefoni mitte kuhugi kinnitada. Ja teil on siuke nõus meile maavärid. Ise ka juurde. See väike küngas. Ai, raske sõita. Ja tuul ka veel, no jah, muidugi. Oi, ei, no jah, tuul. See on muidugi ikka väga õigel ajal planeeritud see tuul see. Mul on siin nagu niigi raske sõita. See on tuul ka veel jalus. Estus. Oi, see käis. Oi, on raske sõita, sest tuul on vastu. Ja nii kõmplik on siin. Te ei usu ka vastu.
ei, siin ei saa. Okei. Ma sain käigu sisse. Oli 4. käigul ja enne oli ta 5. Oi, mingi kraam on siin kõrval. Oi, joo, ma lõin endast väga tugevalt ära. Sellepärast ei ole hea video teha ja kus ma nüüd kinni veel olen, mis muud auku nüüd kinni jäin. Ratas ju kinni midagi kohast. Oodake korra. Ratas on väga jubeldatud. Okei, proovin sõita nii. Teil väriseb jälle tõenäoliselt nii tugevalt. Ja ma värimalt teen natuke kui igal taas olla. Aga see juhtub, kui rattaga sõites video teha. Ja mul ei ole väga telefoniga kinni. See suhtes vett. Oi, issand. Okei, nad see. Oh no! Võttisin selle taagimürsu välja, et lõksu aeg oleks. Tead, kui raske on sõita? Mul on jumala kerge sõita. See saad tugevam. Ei ole, asi ei ole tugevus. Asi on selles, et sa pead enesekindel olema. See võiks kerge käigul ju olla. Mis asja? Sul peab rattas kergel käigul olla. Okei, inimesed, hakkab autoületus. See on see, ja siin on muide see koht veel. Kus me neid nimetades tokkid. Ma neid ei küll ei taha. Vaadake. Tokkid küljes. Takke mulle ei meeldi. Takkid pole vaja. Aga ma pean raudtest ise üle minema, see on mul raske nii. Telefoniga. Kus seda teha? Jah. Maha, et raud on harjutusküsimus veel. Ja see uus, või uus, vaid see töötav raudtee. Otse on päris korralik juba. Ja teil on tagupidi, ma tean. Nüüd on õige pidi jälle. Nii, raud ületatud. Läbi ratta alla. Ja olen siis tagasi. Missioon kompleetne, rattamet on sinna. Kiirritega seda ei ole ka mis vaja kaasa tarida. Temaga siia. Jalar parandab rattas. Aga mina lähen, käin üleval. Ja Alaril kukkus telkuma, nii et ta pani video kinni ära. Mul läheks jäisipidur ka peessa. Kuidas? Vaata, see ratas, see pidur jäi siia külge kinni. Ja ma ei saanud liikuma ja mul edasi see tross nagu ma ei tea mingi pomm minema kuidas. Kahma. Olge raud, kui teeb, ma ei taha siin videoga öelda, et mingi käige mängige raudteel ees, seda ma ei taha oma videoga öelda. Või mis kahtuks. Kui tahate raudteel mängida, siis kasutage maha jäetud. Olge päris kindel, et see on maha jäetud. Siis see raudtee siin olema päris kindel, et see on maha jäetud. Sest, vot, kuidas väga hästi ei näe. Aga, vot see kast seal, see roheline, ma fokuseerin tegelikult. See roheline kast, ma tegelikult lähen natukest lähemale. Nüüd näete, see roheline kass seal, vot. Seal. See raudtee harutee ei ole juba see mingi 2 kuud vist liigutanud ennast. Või oli ta juba eelmine aasta ei liigutanud ta seda ennast. Ja ronge pole ka siin näha väga olnud, nii et noh. Me oleme tegelikult suht kindlad, et ei liigu siin mingit rongi. Aga ja vaatan, kas meie post on veel õiges kohas. Või see silt. Kutsub, kuidas tahate. Ja nagu te näha võite, on keegi meie sildi siia toonud. Mis nali see nüüd siis? Meie sild vales kohas.
Ma tegelikult paneksin mõnda püssi tagasi, et kui mõni tööline näeb, siis paneb ta õigesse kohta tagasi. Päris raske sest palun ärge tulge pange seda teisse kohta, me tahame, et seda pannakse õigesse kohta tagasi. Mine nüüd. Ma ei tea inimesed, aga ma ei saa seda silti siia sisse. See siin on natuke mullane. Okei, Alar tundub alustas uut video. Alar! Tule siia! Paneme selle sildi taas püsti. Mina ei tea, kuigi see kõrval, et siis nähtaks, et paneks äkki paika tead. Mida küll ei tundu, et juhtub. Nagu te näete, enam oleme võib-olla millalgi hakkama. Jaa! Kui meil tuleb see matkapäeva video, siis selles kohas me käime siin mööda ja siin teeme väikse pikniku pausi. Aga alapaigalt tundub, et peab panema sildi paika tagasi. Aga mul on 2 telefoni, kes hoiab 2 telefoni. Filmi nimega. Ma Freiga filmin Alari ja enda telefoniga seda asja. Olenge. Kuhu kohta ma paneksin? Pane ta siia kuhugi, ära raudteele, pane tahab siia kõrvale. Kõrval keegi augu. Augu. Oleneb teile augu või. Muskel, noh. Okei, aja mingi tirti peale siin. Teeme nagu vana töölis. Vot, siin las ta filmib. Ala, ma sain korraliku koha, kuhu panna filmima. Ja võin seal filmib hästi. Püsib, ei püsi. Näe siin. Aga mis veel rääkida? Mille siis veel rääkida? Et mul on juba 3-minutiline. Ja mul on 12,5. Jaa. Aga inimesed, ma räägiksime ehk ära, miks me seda kohta laternaks kutsume või laterna kohaks siis kutsume. Põhjendan ära teile. Mina ei tea, kes selle nime peale restoran tuli, aga minu ema pani kõigepealt sellise nime ja siin mina hakkasin temalt kordama, aga tema põhjendas ära nii, et miks ta pani, et näete seda lambiposti. Ta nimetas seda laternaks. Nii, ja selle järgi saigi see koht nimeks laterna. Mille järgi sa hakkasid seda laternaks kutsuma? Sellepärast, et tal on niisugune ebaveidrek nimi, aga ma mõtlesin sellepärast laternat, sest ta näeb nagu ilmtühjana metsik süda. Ja pluss veel selles, et tal on loguga seotud ja pluss veel sellega, et tal on siin mingi, ma ei mäleta, mis taga oli seostatud laternatidega. Minu ema seostas selle postiga. Laternad võib-olla sellepärast, et Aarute piir ja kutsutakse ka niisuguseid kohti nagu vanad üleliigsed raudteekohad laternatideks. Et see on siis hea nimi tühjale maale. Siia väiksele raudteesillale. Aga nii, räägin ehk teile veel natuke sellest, milline see matkapäev hakkab tulema. Okei, inimesed, ma panen selle telefoni preiga. Võt siia poldi raudtee vahele. Ja räägin teile siis natukest juttu. Ma ei taha see asja peale, see väga hästi on must. Uus kanal. See kanal võiks olla crafting. Nii, ma kükitan, siis ma loodan, et te näete mind. Ma räägin siis teile natuke lähemalt, mis sellest matkapäevast saab või millal see juhtub ja juhtumispäeva ma täpselt veel ei tea. Juhtub seal oktoobri lõpus, sest siis on mul kooli vaheaeg ja siis ma saan teha seda. Ja mul sünnipäev ka nii seal 19. Alari on 16, nii noh. Võib-olla 19. ma teen mingi, mina ei tea, mingi sünnipäevast eri või midagi sihukest ma teen. Aga ma vaatan veel. Nii et aga hoidke silma peal. Ja kui väga veab, siis võib-olla teen otse ülekannet, kui saab sellest matkapäeva. Aga okei, praegu sellega. Siin ma räägin ära, enam-vähem. Matk toimub
bussist raudteed mööda Kohtla-Nõmme.